Ilusat päeva sulle ja tugevat, täiuslikku tervist, küllust, headust, armastust, kaastunnet. Kõike seda soovin sulle, armas Valguse kanali vaataja. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja tere tulemast järgmisele videole, mille pealkiri on, et sa tegelikult juba tead. Sest kui me keskendume oma südamele, kui me teeme seda automaatselt, oleme harjutanud seda tegema, et keskenduda oma südamele ja kuulata oma südame häält, mis süda tegelikult ütleb, siis me tegelikult teame. Ja see teadmine või see südamega kooskõlas olemine või südame hääle kuulamine või südamesse keskendumine tuleb tavaliselt saab tavaliselt võimalikuks siis, kui me istume piisavalt kaua vaikuses. Ja siis me kuuleme seda oma südame sosinat. See võib olla nii õrn ja nii peen, et kui me vähegi oleme kuskil nii-öelda emotsionaalselt teises kohas, siis me lihtsalt ei kuule seda. Sest see, mis on meie meeles, meie nii-öelda alateadvuse lood, mis me endale räägime ja see, mida meie meel meie mõtete kaudu meile sosistab, mõnikord on selleks meie peas asuv kriitiline lapsevanem. Vahet ei ole, kuidas meil see häire tekib, aga siis me lihtsalt ei kuule oma südant. Ja sellepärast on kõige targem ja kõige turvalisem ka võtta aega enda jaoks. Nii-öelda aeglustada oma elu, aeglustada oma hetke ja kuulata. Ja see võib võtta mõne aja, enne kui sa kuuled seda. See ei pea ju tulema nii-öelda kõrva, et keegi ütleb sulle seda. See võib tulla ka teadmisena, vahet ei ole kuidas, aga see võib võtta aega, enne kui sa kuuled seda sõnumit selgelt. Ja üks asi on kuulda, aga teine on, kui sa usaldad seda sõnumit, mis tuleb läbi. Tavaliselt see võib tekkida, kui sa kuuled midagi, see võib tunduda nagu omaenda mõttena. Aga kui see on armastavalt öeldud sõnum, siis seda tasub alati usaldada, sest see on südame hääl. Ehk siis, kui sa võtad selle sõnumi vastu, kui sa usaldad seda infot, mis läbi tuleb, sest siis see nii-öelda rõõm sellest ja sellest kindlustundest, et sa tead, et see tuleb sinu südamest, on väärt seda nii-öelda pingutust selle nimel ja nii-öelda seda harjutamist, sest see võib võtta mõne aja, enne kui see sul õnnestub. Ja kui see esimesel korral ei õnnestu, siis ära heida meelt. Ja lõppude lõpuks, kui see sõnum läbi tuleb, hästi oluline on see, ära küsi uuesti. Sul ei ole vaja seda nii-öelda, et keegi või seesama informatsioon tõestaks sulle, et see sõnum on õige. Sa ei vaja seda teist nii-öelda sama asja nii-öelda sellist märki või et sa ootad märki, et kas see oli ikka õige. Lihtsalt kuula, sest sinu süda sosistab sulle alati, juhatades sind sinu enda kõige kõrgemale ajaliinile. Kui see on midagi, mis tõmbab sind alla, siis see ei ole sinu südame hääl. See on tõenäoliselt ego või väljast tulev nii-öelda sõnum kollektiivteadvusest või sinu varasemast kogemusest ehk siis sinu alateadvusesse salvestatud uskumusest maailma kohta, enda kohta ja teiste inimeste kohta. Nii et tegelikult sinu süda juba teab. Usalda seda ja usalda seda kogu aeg. Kohtumiseni.